appreciate you. Yeah. Jumpin', them boys up to something. Tere tulemast Junkmani kanalile ja tere tulemast kõigile vanadele olijatele. Ja esmalt mainiks ära, et viimase aja läbisõitude keskmine autodel, mida olen filminud, kipub jube madal tulema. Aga räägime siis masinast, mis konkreetselt meie ees on. Tegemist on 2004 aasta Mercedes-Benz C55 AMG-ga, 5,5 liitrine, kui täpne olla, siis 5,44 liitrine, vabalt hingav V8 mootor M113 tehase täisega 270 kilovatti ja traditsiooniline viiekäiguline automaatkäigukast peaks olema selles autos ja masin on imporditud Jaapanist ja läbisõit on kõigest 70 600 ja 30, 40 või 50, midagi sellist. Aga teeme siit kohe autole väikse tiiru peale, et hakkame videoga pihta. Siin juba sissejuhatus niigi venis pikale ja nagu näha võite, siis see auto väljast, vähemasti minu vaatluste põhjal, on täiesti pea veatu. Ei näe ühtegi mingisugust puudujääki selles välimuses, et olen teinud siin auto ümber juba 10+ ringi. Sai üritatud filmida ka eile ja no põhimõtteliselt ainus asi, mis mina oma silmaga oskan välja tuua, on siin väikene, fokusseerime ilusti ära, bituumen, pigi, kuum rehvitükk, midagi sellist, et natukene mustust on auto peal. Aga peale selle lasin selle masina siis eile käsipesus puhtaks pesta. Ei ole minu silm nüüd küll tuvastanud ühtegi kosmeetilist puudujääki, isegi esipamper, kuhu siis kivikesed teinekord tahavad jälgi jätta sõitmise ajal. Isegi seal eemalt vaadates ei ole midagi täheldanud. No, üks asi, mida ma nüüd siin 10 ringi peale lõpuks võib-olla tähele panin, ma pakun, et see ei ole mingisugune motiiv siin, kui täna päike on õnnistanud meid ilu silmaga, et see vist on siin, kas see on kulunud või on see mingisugune liim või midagi. Ühesõnaga, seal liistu peal on mingid jäljed, aga ilmselt näpu all tundes saab selle ära puhastada. Liigume siis kohe, vaatame, kuidas auto seest välja näeb ja no seest tõesti, arvestades seda, et kõik minu isiklikud autod, välja arvatud üks, 3-2 siis on läbisõiduga üle 200 000 kilomeetri. See auto on seest nagu uus. Ei julge katsudagi kuskilt ausalt öeldes. Vaatame siit juhi istme polstrit, no mingisugused jäljed on, et seda autot on kasutatud siiski, et see pole seisnud kuskil läbisõiduga 1000 kilomeetrit, aga isegi rool, valgus ei ole kõige parem, aga vabandust, ma ei saa päikest välja lülitada või päikese eredust reguleerida. No, siit on see kummikate on natuke maha tulnud, aga no põhimõtteliselt rool ei ole ka, kui on siis minimaalselt kulunud väike, kui tekib kahtlus, kus auto tulnud on, siis Jaapanist väike 80 lõpu 90 alguse spordiriiete mustrimotiiv ja siin näeme ka, et paistab, et tegemist on mingisuguse peenema tootega, isegi õiged kinnitusaugud on olemas. Et jaapanlastele meeldivad sellised väiksed niisugused nüansid. Teeme siit kohe kiirelt kapoti ka lahti ära. Nii, ops, aga vaatame enne tagant veel üle auto. Ja no taga tõesti, ütleme, mina nüüd ei ole maailma kõige kriitilisem inimene ka, arvestades seda, et minul on kõik kasutatud autod, aga noh, põhimõtteliselt ma ei tea, kui keegi siit just kile oleks pealt ära tõmmanud, siis mina usuksin küll, et tegemist on täiesti uue taguistmega. Vaatame siis sinna kapoti alla ka.
kas ma siin saan ta ühe käega lahti? Hopsti, sain ikka. Nii, 2 sammu tahapoole. Ja noh, siin kapotil ees ülevalt siit raami osa, et siit on mingid täkked ja värv maha kulunud, aga see on kõige spinmine rooste, et selle korrastamisega saaksin isegi mina hakkama. Väikse spreipurgi abiga ma ei näe, et siin, noh, sõltub kuidas kellelegi. Mina olen selline kasutatud autode omanik üldiselt, aga mootor samamoodi igalt poolt puhas. Mina siin ei suuda küll tuvastada, et kuskilt nagu kas on märg või ei ole. No, mina ei näe igastest, kõik tundub täiesti, ta ei ole isegi must, mis on kõige vahvam, et isegi must ei ole. Et puhas ja näeb väga värske välja, aga noh, minu pealiskaudsel vaatlusel siin kapotil samamoodi natukene midagi leidub siin allpool, aga paneme ta praegu kinni. Selle ülevaate eesmärk ei ole detailidesse laskuda, kuna ma ei tõsta teil siin autot ülesse ja ei käi peensusteni seda läbi, vaid lihtsalt anda teile ülevaade autost. Ja vaatame siit pagasiruum samamoodi puhas ja no, näeb välja nagu kasutamata. Paneme ta siit kinni. Väike vahva, ma ei tea, kas eesti keeles sellel mingi eraldi nimetus on, pardisaba spoiler, ducktail inglise keeles. Ja teeme siit veel ringi lõpuni. No tõesti, väga heas korras auto. Vähemasti siis minu vaatluste põhjal. Et mis siin ikka? Välimus on nähtud. Teeme väikse proovisõidu ka. Et astume sisse juhi kabinetti. Esmalt, kui sõitma asume, mainin ära, kui on soovitusi, ideid, mõtteid, kriitikat videote kohta, mida võiks teha, mida mitte teha, mida teistmoodi, mida rohkem, mida vähem, siis andke mulle teada. Aga teeme siis väikse proovisõidu ka. Tõe huvides. Filmin seda videot 3. korda. Üks kord mikrofoni töötanud. Teine kord ei pannud stabilisatsiooni GoPro'l tööle. Ja nüüd siis filmime 3. korda. Kõik ikka vaataja naudingu nimel. Paneme siit kohe spordi peale. Siin on paar kurvikest. Jah, katsume nüüd rääkida autost. Ma olen siin seda juttu mitu korda rääkinud, et ei tohi ära unustada, mis teema on ja ikkagi praegu see video läheb müügivideosse, siis seda on juba korduvalt mainitud, et auto läbisõit on väga väike ja tulenevalt sellest see auto sõidab ka väga, kuidas siis öelda, minu isale meeldib sõna tihe ja no siin ei ole midagi öelda. Sportlik, aga samas piisavalt mugav ja pehme samal ajal. Võtame siin need paar kurvi. Võõras auto, ma ei ole tagaveo spets ka, siis noh, nägite ise, püsib teel, piisavalt jäik, aga samas piisavalt pehme, et see mugav oleks selline, noh, ülim klišee. Autobahn cruiser on see sõna, mida seal üle tiigi kogu aeg või väljend, mida seal üle tiigi kogu aeg kasutatakse, et no seda ta on. Suur mootor ees, selline sportlik, aga samal ajal mugav ja mõneti luksuslik pakett järel. Ja palun väga, C55 AMG, siin ta meil on. Ma panen natuke siin gaasi ka. Ja väga hoogu ei lähe, võtame siin hoogu rahulikult maha, kurvi ei tuhise liiga aktiivselt, sest ei ole minu auto, noh, nägite ära, mootor toimib, käigukast toimib, pidurid ka toimivad, mingit hädapiduridust ma siin demonstratiivselt tegema ei hakka, on olemas, eest taga
ja noh, see auto ka seest nagu väljast üle vaadates sai räägitud minu autodega võrreldes ikka väga värske, et no okei, mul on ka üks selline ilus ja puhas ja korras auto, aga teiste vanade romudega, no siin ei olegi millestki rääkida, et praegu selleks ülevaateks on täis tiksunud 70 692 kilomeetrit praegusel hetkel ja see auto ei näe grammigi vanem, kui mitte just näeb välja uuem. Noh, taga, nagu ma ütlesin, põhimõtteliselt nagu keegi oleks kasutanudki neid taguistmeid. Teeme siit natukene, sõidame veel. Ma teen siin selle oma ringi siis ikka ära, mida ma siin juba 6. korda sõidan. No tegelikult 5. 6. saab kohe, sest ma teen ka inglise keeles. Siin läks üks Cabrio BMW. Siin saame jälle natukene hoogu anda ja paneme teise käigu. Punchy Chewy. Ossa jutt. Ja aitab rohkem ei tee, avalikud teed, võõras auto ja kõik veokontrollid ja asjad on peal ja ikka taguots hakkas tantsima natukene. Aga no nagu kuulsite, riba vist ei lasknud, lihtsalt noh, ilmselt Mercedes ja ka BMW seal juures inseneridel on isegi see auto on tehtud 24, isegi enne seda oli, las ma mõtlen, millal võis veokontroll tulla? Vähemalt 15 aastat kogemusi, rohkem veel 20 aastat kogemusi veokontrolli arendamisel, et kõik inimesed selle taguveolise autoga hakkama saaksid, et mina ei julge siit midagi välja lülitada ja noh, trikke ma ei hakka tegema, nagu ma ütlesin, võõra autoga, et siis peate leppima nende mõne kiirendusega, mis ma teile siin teha saan. Ja no see tunne lihtsalt või see teadmine kas või, et sul on selline võimekas mootor siin kapoti all, et alati ei pea gaasi panema, et lihtsalt see teadmine on juba nauding. Et see on võimalik, et niisama kruiisides ka igati nauditav. Ja nagu välja tõin, just oluline on see, et ta ei ole liialt sportlik, et see masin ei ole liialt sportlik, mugav on, pehme, aga sportlik. Ja rohkem mul tegelikult mõtteid ei ole, et sai vist kogu jutu uuesti ära räägitud, et ja ütleme üks kord videot teha, pole hullu, 2 korda ka, noh, vahepeal läheb segamini midagi. 3. korda eesti keeles ja kohe ma hakkan 3. korda inglise keeles tegema, ühesõnaga 6. korda sama juttu rääkides on juba natuke imelik, aga mul on selline sisemine, ma ei saa öelda, et perfektsionist, aga ma ei saa olla rahul, kui kõik ei ole nii, nagu ma suudan teha kõige paremini. Ja siit tuleb ka see, et me 3. korda filmisin seda. Aga siia ma keeran praegu parklassi sisse, K-House. Ja lõpetaks selle proovisõidu siin, et aitäh kõigile, kes vaatasid ja kohtume järgmistel proovisõitudel. Yeah, punch, it's closed, go. 2 miles ahead.